oleme aastas 1920. Eesti Vabariigil on rahuleping alla kirjutatud Venemaaga. Meil on oma riik, oma piir ja me saame alustada riigi ülesehitamist ning põhiseaduse loomist. Aga põhiseadusele eelnesid mõned olulised ettevalmistavad sammud ja dokumendid ja seepärast läheme ajas tagasi paar aastat ja vaatame, mis need olid. 1917 võttis Eestimaa kubermangu ajutise maanõukogu vastu otsuse kõrgemast võimust. 24. veebruaril 1918 loeti ette päästekomitee koostatud iseseisvusmanifest ehk manifest Eestimaa rahvastele. Ja kolmandaks on asutava kogu, see on siis maanõukogu poolt kokku kutsutud parlament, vastu võetud Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord ja näete, minu käes on Riigi Teataja, kus see on avaldatud. Ja siin esimene punkt või paragrahv on kohe Eesti on iseseisev rippumata demokraatlik vabariik. Ja samuti öeldakse siin, et Eesti Vabariigi riigikeeleks on eesti keel ja see sätestas ka Eesti kodanike põhiõigused, mis ütles, et kõik kodanikud on õiguse ees võrdsed. Sel samal suvel 1919 juunis moodustati aga komisjon asutava kogu liikmetest, kes hakkasid ette valmistama põhiseadust. Põhiseaduse väljatöötamiseks analüüsiti siis tollel ajal edumeelseid praktikaid, uuemaid riigiõiguslikke seisukohti, samuti siis Saksa ja Tšehhoslovakkia põhiseadusi, Ameerika Ühendriikide, Prantsusmaa konstitutsiooni rakendamise praktikat ja peeti pikki arutelusid ja neid arutelusidest saate lugeda asutava kogu protokollidest, mis on olemas ka meie Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis. Ja nüüd paari sõnaga sellest, mis siis iseloomustas lõpuks meie põhiseadust. Põhiseaduses oli esile toodud õigusriigi idee. Riigivõimu kõrgemaks teostajaks on rahvas, kes teostas riigivõimu hääleõiguslike kodanike kaudu, rahvahääletuse, rahvaalgatuse ja Riigikogu valimise teel. Rahva esinduseks ehk parlamendiks oli 100-liikmeline Riigikogu, mis valiti 3 aastaks. Täitevvõim kuulus Vabariigi valitsusele ja selle eesotsas oli riigivanem. Eesti esimene riigivanem oli Ants Piip, kes siis alustas ametiaega detsembris 1920, kuid juba 6 aja pärast järgmine Konstantin Pätsi ametiaeg. Ja see meie põhiseadus sätestas ka tollel ajal eesrindliku põhiõiguste süsteemi. See sisaldas kõiki olulisi klassikalisi vabaduspõhiõigusi. Need on siis kodupuutumatus, usu- ja südametunnistusvabadus, teaduse ja kunstivabadus, väljendusvabadus, sõnumisaladus, liikumis- ja elukohavaliku vabadus, koosolekuvabadus, kutsevabadus ja omandivabadus. Ma loeksin ette mõned huvitavad tsitaadid arutlustest. Et näiteks parlamendi nimi Riigikogu, et see ei tulnud just enesest mõistetavana. Asutavas kogus oli arutlusel mitu varianti. Jaan Järve pakkus nimetust Maakoda, Karl Virma Riigiesituskoda, Konstantin Päts Riigikoda, Jakob Mikiver Saadikute koda, Johannes Reintal Riigikogu, Karl Ast parlament. Samuti oli veel Riigivolikogu pakutud. Esialgu sai kõige suurema toetuse Riigikoda. Põhiseaduse 3. lugemisel aga võeti vastu Johannes Reintali parandusettepanek võtta kasutusele nimetus Riigikogu, nagu me praegu meie parlamenti tunneme. 15. juunil 1920. aastal vastu võetud meie esimene põhiseadus kehtis 14 aastat. Ma loeksin siia juurde poliitiku ja ajakirjaniku Eduard Laamanni tsitaadi, kes iseloomustab seda põhiseadust ja ajajärku nii. Meie 1920. aasta põhiseadus on omal ajal nagu Weimarigi põhiseadust nimetatud maailma kõige demokraatlikumaks põhiseaduseks. Sellega on arvatud, et ta pakkus oma aja demokraatliku ideaali terviklikemat kehastust.
Lähemal vaatlemisel selgub, et meie 1920. aasta põhiseadus polnud kaugeltki tervik. Ta varjas endas juba oma saamisel sügavaid vastuolusid, mille edasiarendamine sai esimeseks põhjuseks pärastistele põhiseaduse kriisidele. Vastuolu põhiseaduse saamisest kandus üle tema teostamisele. Juriidiliselt valitses piiramatu demokraatia, tegelikult parlamendi tagaseisvate erakondade, keskkomiteede piiramatu oligarhia. See on siis raamatust Põhiseaduse kriisi arenemine 1920–33. Ja nüüd räägimegi põhiseaduse muutmise katsetest. Neid tehti juba 1922. aastast alates, kuid tõsisemad muudatuste eelnõud jõudsid rahvahääletusele 1932–33. aastal, kuid need lükati tagasi ja alles siis 1933. aasta oktoobris pandi rahvahääletusele vabadussõdalaste esitatud eelnõu. Ja selle vabadussõjalaste põhiseaduse eelnõu kohaselt muudeti siis seadust nii, et see jõustus 1934. aasta 24. jaanuaril ja Eestist sai presidentaalne vabariik. Rahva poolt 5 aastaks valitud riigivanem ei olnud enam Riigikogu ees vastutav ja parlament ei saanud sundida teda tagasi astuma. Riigivanemal oli õigus Riigikogu ülesandeid ja õigusi piirata, Riigikogu laiali saata ja anda välja dekreedina oma seadusi. Riigivanem esindas riiki, sõlmis välislepinguid, nimetas ametisse valitsusi ja kõrgemad riigiametnikud, juhtis sise- ja välispoliitikat. Ja Konstantin Pätsist saigi peaminister riigivanema ülesannetes ja Kaitseväe kõrgem juht. Parlament oli 50-liikmeline ja tema volitused kestsid 4 aastat. Pea 2 kuud pärast põhiseaduse muudatuste jõustumist korraldas peaminister riigivanema kohustustes ja Kaitseväe kõrgem juht Konstantin Päts 12. märtsil 1934 sõjaväele tuginedes veretu riigipöörde. 6 kuuks kehtestati kaitseseisukord, kindral Johan Laidoner kinnitati kaitsevägede ülemjuhatajaks ja sisekaitse ülema kohusetäitjaks. Eesti Vabadussõjalaste Liit suleti, kaitsepolitsei alustas vabadussõjalaste vahistamist. Ja 16. märts toimus Riigikogu viimane koosolek. 19. märtsil andis riigivanem riigivanema ja Riigikogu valimiste edasilükkamise dekreedi. Loen teile veel ette meie õigusteadlase Nikolai Maimi tsitaadi. Rahval on tung vabaduse järgi, kui ta on surve all, nagu ta oli seda Vene tsaaririigis. Kui tal on aga suur vabadus, nagu tal oli see 1920. aasta põhiseaduse järgi, siis tekib tas igatsus käskude saamiseks. Säärane on vahelduv liikumine riigikorra arenemises, mitte ainult meil, vaid ka mujal. Tsitaat pärineb Nikolai Maimi raamatust Positiivne riigiõigus, mis on välja antud Tartus 1935. Järgmine oluline aasta meie põhiseaduse loos on 1937. Loen teile ette ajalehest Kaja 6. oktoobri 1934 ühe tsitaadi. Konstantin Päts. Selle konstitutsiooni parandamine ja täiendamine ei tähenda sugugi, nagu suvel ajalehtedes lärmi löödi, et praegune valitsus ja mina isiklikult uut fašistlikku riigikorda või nõnda nimetatud korporatiivset riigikorda toetan. Karl Einbund, meie ei või valimistele minna selle põhiseadusega, sest see põhiseadus annab kõige otsesemad võimalused diktatuuri maksmapanekuks. Seepärast peame saama uue põhiseaduse niisugusena, mis hoiab ära võimu haaramise, mis oleks kindlaks toeks valitsuse organitele ja kindlaks üllatuste ärahoidmiseks. Sel põhjusel tuleb rõhutada, et meie põhiseadus tahab muutmist. 23. veebruaril 1937 esitas riigivanem rahvuskogule arutamiseks uue põhiseaduse eelnõu. See oli koostatud nii, et opositsiooni ettepanekuid palju arvesse ei olnud võetud,
tehti vaid mõned pisiparandused ja rahvuskogu istungil 28. juulil võeti see põhiseadus vastu. Ja põhiseadus jõustus 38. aasta 1. jaanuarist. Nii nimetataksegi seda vahel 37., vahel 38. aasta numbriga. Ja põhiseaduse teksti autor oli Jüri Uluots. Meil on ka vitriinis näha üks käsikiri tema sulest, Eesti põhiseaduse loost. Uue põhiseaduse kohaselt oli Eesti Vabariik demokraatlik riik, kus kõrgeim võim kuulus rahvale. Kuid uus põhiseadus kaotas rahvaalgatuse, piiras rahvahääletuse võimalusi, vähendati rahvale varem kuulunud õigust osaleda põhiseaduse muutmisel ja piirati ka mõningaid kodanikuõigusi. Loodi suurte volitustega presidendi institutsioon, vähendati parlamendi osakaalu. Rahvas sai õiguse valida presidenti, kui parlamendi mõlemad kojad ja omavalitsuste esindajate kogu ei pakkunud välja sama kandidaadi. Uus võimalus iseseisva riigi taastamiseks tuli 1980. aastate lõpus. Sündmused, mis viisid meie praeguse põhiseaduseni, olid oktoobris 1988 vastu võetud Eesti rahvussümbolite kasutamise põhimäärus, 16. novembril 1988 deklaratsioon Eesti NSV iseseisvusest ja sama aasta detsembri otsus Eesti NSV riigikeele staatusest. Kõige olulisemaks hetkeks oli aga 20. august 1991 ja otsus Eesti riiklikust iseseisvusest. Sellest sätestati ka, et põhiseaduse väljatöötamiseks tuleb luua põhiseaduse assamblee, kus oleksid liikmed nii Eesti Vabariigi Ülemnõukogust kui ka Eesti Kongressist. Assamblee loodi, see alustas tööd 13. septembril 1991 ja sinna kuulusid siis 30 saadikut Ülemnõukogu poolt ja 30 Eesti Kongressi lähetatud saadikut. Põhiseaduse assambleele esitati eelnõusid, millest lähtuda. Need olid 1937. aasta põhiseadus, Jüri Raidla töörühma eelnõu, Ando Lepsi eelnõu, Jüri Adamsi töörühma eelnõu ja Kalle Kulboki eelnõu, mille ta küll hiljem tagasi võttis. Ja samuti olid põhiseaduse eelnõusid visandanud ja ajakirjanduses avaldanud Igor Gräzin ning Edgar Talvik ja Jüri Kaljuväe. Ja assamblee otsustas, millise eelnõu põhjal siis edasi liikuda ja selleks valiti Jüri Adamsi töörühma eelnõu ja sellest on sündinud põhiseadus, mille järgi me elame tänaselgi päeval. Ehk siis 1992. aasta juunis rahvahääletusel võtsime ja kiitsime oma põhiseaduse heaks. Nüüd loeksin teile Liia Hänni tsitaadi nendest oludest, kuidas see meie praegune põhiseadus sündis. Redaktsiooni toimkond algul omaette, hiljem koos ekspertide ja teiste toimkondade esindajatega kasutas oma koosolekuteks iga vaba hetke, võttes lahti ja pannes uuesti kokku põhiseaduse iga peatüki ja iga sätte. Pidasime tavaliselt oma koosolekuid Toompeal Valge saali naabruses asuvas ringlauaga ruumis, tolleaegse numbriga 1110. Tihti lõppes koosolek alles südaööl. Järgmisel päeval tuli aga assamblee täiskogu istungil töö tulemused ette kanda. Kokkuvõtete tegemiseks jäi töötunnid Kungla hotellis, kuhu Ülemnõukogu liikmed olid majutatud. Juhtus, et mõne redaktsiooni toimkonnas kokkulepitud sätte lõplikul sõnastamisel tundsin kõhedust seda üksinda paberile panna. Siis koputasin keset tööd sama koridori peal elava kolleegi Ülle Aaskivi uksele, et nõu pidada. Mõnikord valmistas see meile nalja, mõelda vaid 2 öösärkides naist Eestile põhiseadust tegemas. Kui meie 2 nõust väheseks jäi, helistasime 3. Marju Lauristinile, kes alati oli valmis kaasa mõtlema. Ja veel loeksin teile ette Ülle Madise tsitaadi, mis oli avaldatud ajakirjas Juriidika 2019. Põhiseadus on hea siis, kui ta peab ajaproovile vastu. See tähendab, teda ei ole lihtne muuta
ja iga muutmine on eraldi sündmus. Kui juhuslikule poliitilisele tõmblusele või moevoolule saab reageerida ühiskonna aluskokkuleppe muutmisega ja seega hetkel targana näiva ikkagi teoks teha, on põhiseadus tegelikult kehv. Põhiseadused ei olegi enamasti mõeldud kirjeldama ühiskonnaelu detaile. Nad loovad raamistiku, mille sees tuleb rahva mandaadiga seadusandjal teha valikuid. Ka mõne küsimuse rahvahääletusele panek on vajalik. Näituse ühes osas oleme välja toonud põhiõiguste kajastamist meie erinevates põhiseadustes. Ja meie praegune põhiseadus järgib liberaalset traditsiooni. Vabadus on tõstetud ülimaks väärtuseks õigluse ja õiguse ees. Ja siin on nimekiri meie praeguse põhiseaduse põhiõigustest. Nende seas on ka näiteks kogunemisvabadus, mis praeguses eriolukorras on olnud jutuks. Aga nendest te saate lugeda ise, kui avate meie praeguse põhiseaduse.